1802. aastal taasasutati Tartu Ülikool ja Tartu Ülikool taasasutati ilmselgelt saksakeelsena ja mõni aasta hiljem loodi esimene üliõpilasorganisatsioon, mida hiljem hakati nimetama korporatsiooniks ja see oli korporatsioon Buronia. Sellest ajast peale siis on Tartu Ülikoolis eksisteerinud kuni tänase päevani väikese poole sajandi pikkuse katkestusega üliõpilasorganisatsioonid ja kuna Tartu Ülikool loodi, siis hakatuseks, nagu ma ütlesin, oli ta saksakeelne ja teiseks, nagu teada, väga selgelt ju meestekeskne ühiskond, tudengid olid mehed, tudengid kandsid relvi, tudengid jõid ja võitlesid üksteisega. Ja koondusid erinevatesse gruppidesse, organisatsioonidesse ja sealt siis nad ongi tänapäevani jõudnud. Ja kuni 20. sajandi alguseni olid organisatsioonid vaid meeste asjad ja kuni 20. sajandi alguseni lauldi enamasti, kas siis enamasti saksa keeles, aga kuna tegemist oli akadeemilise seltskonnaga, siis ka ladina keeles ja muudes prantsuse ja nii edasi. Seetõttu väga paljud tänased laulud, mida laulavad eestikeelsed üliõpilasorganisatsioonid, tulenevad otseselt just sellelt põhjalt, ehk siis on paljuski eesti keelde mugandatud saksa keelest või vene keelest. Need on siis põhiasjad. Üliõpilasorganisatsioonis siin on peamiselt, siin on üks kaasvõitleja korporatsioonis Sugala, üks kaasvõitleja korporatsioonis Sakala, ülejäänud on Eesti üliõpilaste seltsi mehed. Nii et meil on väga selgelt olemas oma laulutava, aga see tuleneb sellest, et meie organisatsioonid on oma ajalooga, oma nende kommetega istumas sellel 200-aastasel Tartu Ülikooli ajalool ja Tartu Ülikooli ajalugu istub edasi Riigisaksa ajalool, Riigisaksa üliõpilasorganisatsioonide juures. Seetõttu need laulud, mida lauldakse meil, on ainult meestekesksed asjad, sest seal, kus lauldakse, seal, kus toimub knaipe või seal, kus toimub õllelaud, sinna sisse naisi ei lasta. Väga lihtne, keelatud. Ja seetõttu järgmised laulud, mis nüüd tulevadki, oleks läbilõige sellest tavapopuriist, mida võib kuulda näiteks Eesti üliõpilaste seltsis iga jumala neljapäeva õhtus hommikuni. Õllelauad kestavad nii kaua, kuni mehi on. Õllelauad ilma õlleta ei toimu. Ja ma mõtlesin, et mis võiks olla see peamine erinevus, kuna üliõpilaslaulud on ilmselgelt mingis mõttes uue laulutraditsioon kui see, mis varem on kuuldud. Et kindlasti üks, kuna tegemist on organisatsioonid on sellised vennaskonnad. Oluline erinevus on see, et lauldakse hästi palju sõprusest. Või sõprus või üksteise eest hoolt kandmine on erakordselt tähtis. Esimene laul, enne veel kui kustub eha, on otsene mugandus saksakeelsest laulust Drei Lilien, mida laulsid üliõpilased, mida lauldi korporatsioonide sees nendele meestele, kes läksid duelli pidama. Need, kes selle laulu mõte on siis see, mida te nüüd kuuletegi, ja kui püstoliduellil teisele kuul pähe lasti, siis võtsid sõbrad ja kandsid selle laulu saatel oma langenud kaasvõitleja minema. Niisiis, ja meil on oma kindel laulukord, aga seda me praegu teile ei demonstreeri. Enne veel, kui kustub